Praegu on arupärimisele vastamas energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt. Ja põhjuseks see, et Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhataja Kaili Viilma tegi ühel koosolekul, mida ka salvestati, järgmise sõnakasutuse: me katsume selle punnseisust ikkagi kuidagi üle saada, me ei tea veel, kuidas kohalikke omavalitsusi murda, aga tuulepargid pole ainus teema, kus me neid murdma peame. Me murrame neid ka märgalade taastamisel, mõne kaitseala moodustamisel. Me oleme kiskjateks loodud. Ja minister Sutt tuleb siia, räägib nagu 80 aastate NLKP kongressil, jah, väike viirastus oli ja üldiselt aga töövõidud on millised, meil on tohutu populaarsus ja nii edasi. Täielik pöördumine ajas tagasi või me olemegi juba Nõukogude Liidu luukere juures tagasi, härra Sutt. Väike apsakas oli. Aga te ei pannud tähele või ei tahtnud rääkida, härra Sutt, et terve saal aplodeeris selle lause peale. Mikspärast, Kaili Viilma on ainult süüdi? Ei, ideoloogia on teie tegevus, mida murrate kõik ametnikud sellisteks, et nad teevad, mida teie ütlete. Ametnikud ei olegi siin süüdi. Kala hakkab mädanema peast. Väga selge oli see siis, kui ma läksin esitama ja kaitsma eelnõud, et ametnikud võetakse uuesti kriminaalvastutusele ametiseisundi kuritarvitamise või siis usalduse kaotamise tõttu. Ja siis lapsesuu Anti Haugas esitab küsimuse mulle ja ütleb, ja muidugi ka seisukoha, et aga seda seadust ei saa vastu võtta sellepärast, et siis ametnikud ei tee enam, mida poliitikud tahavad. Te oletegi saavutanud sellise olukorra praegu, kus te olete allutanud kõik ametnikud oma tahtele selleks, et nad teeksid sigadusi Eesti rahva vastu. Ja see lause, me oleme kiskjateks loodud, tähendab tegelikult seda, nii nagu Martin Helme ütles, maskid on langenud. See on täpselt nagu saunalina langeb ümber ära ja selgub, et see, kes esineb ennast naisega, on tegelikult mees. Paljastus tõde. Ja tõde on see, et selle kontseptsiooni järgi ei ole Eesti rahvas kõrgema võimu kandja, vaid kõrgema võimu kandjaks saab kohe varsti ametnikkond. Sest kui te hakkate murdma rahvast, kes on kõrgema võimu kandja ametnike näol, siis kurat, see on teab mis. Sellised inimesed tuleb töölt vabastada või siis nende otsesed juhid, kes lubavad ja viljelevad sellist poliitikat, et Eesti rahvas, tegelik võimukandja on teisejärguline. Tuletage meelde, milline oli Kert Kingo vastutus. Ühe väikse sõna kasutuse pärast astus ta tagasi. Aga mida siin me näeme? Ametkond, keda juhib Vakra, sülitab rahvale näkku. Me murrame teid maha nagu rebane jänese. 52 sekundit on veel. See, mis te ütlesite, et ametnikud teevad seda, mis on ette nähtud, jah, teevad. Ja nüüd te hakkate neile pakkuma ka altkäemaksu, mõjuvõimuga kauplemist, et volikogud võtaksid vastu otsuse. Me anname teile 1 miljoni või 2 miljonit või 3 miljonit, aga pange need tuulikud püsti sinna. Mikspärast mõnda ärimeest topitakse prellide taha, et selle eest, et ta tahab mõnda soodsat ostut saada? Mis on sellel vahe? Altkäemaks on altkäemaks. Mina ütleks niimoodi, härra Sutt, teil on vaja hoopis tagasi astuda.